kõlanud. See oli kõigest häälte lahti laulmine. Me laulsime hääled lahti ja enne, kui me kenasti laulma hakkame, me vähemalt üritame, siis ma tahaks kinkida oma armsatele laulunaistele enda poolt ühed märgid rinda ja tänada teid selle eest, et teil on tõesti väga vahva koos olla. Tunnen samme, rõõmsaid ja kergeid. Kuulen neid, kui minu aknast möödud saab. Kui vaid teaksin sa, et nii ammu juba mõttes sinu kõrval kõnnin ma. Unelmaks oled sa mulle, õnne kes kinkida võib. Oled mu ainuke aarek, oled ju mulle kõik. Maturad, kaunimad sõnad, sinu jaoks neid mõtlen välja iga päev. Ja siis aina ootan sind aknal, kuid sa möödud ja kõik ütlemata jääb. Unelmaks oled sa mulle, õnne kes kinkida võib. Oled mu ainuke aarek, oled ju mulle kõik. Oled mu ainuke aarek, oled ju mulle kõik. Sõnast ainsast võib tulla riik, kes meil seda küll ei teas. Kui kas õige, et alati pikka viha kandma peas. Anna mulle andeks ja küllap ka siis andeks sulle anda või minagi. Küülist tühjast kumbki neist kasu ei saa, lepime siis kähku, miks oodata. Uhkelt mööda meid püsti päid, sõnagi ei räägi saa. Minul ammu kõik meelest läinud, vastu sulle naerata. Anna mulle andeks ja küllap ka siis andeks sulle anda või minagi. Küülist tühjast kumbki meist kasu ei saa, lepime siis kähku, miks oodata. Anna mulle andeks ja küllap ka siis andeks sulle anda või minagi. Küülist tühjast kumbki meist kasu ei saa, lepime
hääletades harjutasime, siis need, kes seal veel ööbisid, need tantsisid selle järgi tangut näiteks. Aga järgmine laul. Üleüldse me mõtlesime, et me hakkame nüüd filmimuusikat laulma, et kuskile nende teiste lauludega enam minna ei ole, me võtame need filmidest, et see istub meile hästi. Ja järgmine laul on meil täiesti eksprompt. No, proove on ikka ülivähe olnud ja selle laul pealt on põgeneva laps. Ma väga loodan, et saalist mitte keegi ei põgene. Kõige on maailmal vaja ühka varast, kes midagi pole kuulnud heast ja kurjast, ei heast, ei kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdlete vaevust, kui püüdjail on vaja just varast. Põgeneva laps, see on ainus võimalus, põgeneva laps, liivitu maailma vabadus, kuni meil saab vägi istuda, kuni meil saab vägi loota, vägi kooli. Põgeneva laps, vägivald armastab vabadust, tahab ka võita ja laulutada, vägivald armastab vabadust, ent on vajalik valutada, vägivald armastab vabadust, põgeneva laps. Põgeneva laps, see on ainus võimalus, põgeneva laps, liivitu maailma vabadus, kuni meil saab vägi istuda, kuni meil saab vägi loota, vägi kooli. Põgeneva laps. Üle kõige on maailmal vaja ühka varast, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast, ei kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdlete vaevust, kui püüdjail on vaja just varast. Põgeneva laps, see on ainus võimalus, põgeneva laps, liivitu maailma vabadus, kuni meil saab vägi istuda, kuni meil saab vägi loota, vägi kooli. Üle kõige on vaja siin. Mõnistel on nii palju juhendajaid olnud, aga Harglas on tegelikult ainult üks pensionär ja see olen mina. Läbi aegade. Ansambliga on koos laulnud Maie, kelle nime ma ütlen, kes kohal on hulg ette. Maie, Milla, Hele, Eda, Diana, Alo, Aimar, Jaanu, Hardi, Romi, Meelis, Alla, Helle, Angela. Ja ma jälle kasutan juhust, et kui Mõnistes on nii palju lauljad, siis Harglas on tegelikult ainult 2 lauljat juures. Helle on täna siin, aga Ambelit ei ole. Meil oli selline hästi väike ansambel ülevaatustel, me saime alati suure aplausi sellest, et ei võitnud, aga saime kiita, et meid oli vähe ja laulame kõik väga hästi omal häälel. Igaüks sai oma hääle, 4 häälel laulsid laulu, nii et Hargla naised väga tublid. Tahame siia kutsuda Rometi, kellel on mitu nime. Fänn, ansambli fänn, ta on laulud ansamblis, nii et... Kutsume siia ka sõbrad segarühmast. Nüüd tuleb siis üks sõpruse laule. Paneme plaadist muusika ja kes oskab, laulab kaasa, see on ühehäälne. Et sõpradega on ikkagi mõnus koos olla. Laulu- ja tantsurahvas on alati hästi lõbusad ja mõnusad inimesed.
kallis Külli. Aitäh, et sa meid oled välja kannatanud. Me oleme kõik omaette isiksused ja no vahepeal me oleme sellised ja siis me oleme sellised ja siis oleme natukene sellised ka ja aitäh, et sa meid oled ohjanud ja loodame, et ohjad meid ka edasi veel kaua. Tavaliselt on nii, et siis kui õnnitletakse, siis peab midagi ütlema ka. Eks ma siis ütlen. Jah, oletegi sellised ja vahel sellised ka ja puudud armastate ka. Tegelikult on, ma ei taha üldse kaua rääkida, ma saan aru, pidu tuleb. Et ma tõesti südamest väga tänan teid, et minu jaoks olete te nagu teine perekond. Ma olen mitu korda mõelnud, et aitab, kõik on maha pandud, kõik kultuur on maha pandud, aitab, aga siis ei saa. Kui jälle näed teie nägusid, proovides ole teie suht lõbusad ja mõnusad, esinemise ajal teil kisub ära koos minuga. Et ei ole seda esinemisnärvi tunned veel nende aastatega, aga luurele läheks nii mõnegagi, aga mõned jätaks koju ka, sest nad lihtsalt eksivad ära aeg-ajalt. Tahan lihtsalt öelda ka niimoodi, et toredad üritused on talve laulupidu Hiiumaa Kuusalu. Seal Kuusalul me esinesime nii suure lava peale, et me vaatasime, et meil on päris ninja kõik on okei lauluga. Kui sa kodupinnale tagasi tulid, siis ei lähe kohe mitte. Aitäh, naised! Palju õnne teile, teie pidu! Et naeratage ja minu pärast võib koju jääda, aga kui te tahate edasi laulda, siis laulame edasi. Külalisi Segarahva tantsurühma, kes kinkis meile täna väga ilusad, kuidas nüüd õiges keeles on kaaned, kaased, mida iganes. Ja, et saime täna nimeliselt kohe Harman on peal ja suur aitäh teile, Segarahva, suur aitäh! Aga mis ma tahan teile öelda? Need samad Kuusalu oli näiteks selline, kus me koos olime ja neid on olnud tegelikult, kui võtta ajalugu, siis palju, kus me tõesti Segarühmaga ja teiega koos oleme käinud super seltskond. Ja see on tegelikult see, mis teist just selliselt kokkukõlava ansambli teeb. Ja just see, millega te kõigile meile rõõmu olete valmistanud, aitäh teile ja ma olen suur kindel, et kuhugi me läheme ka järgmisel aastal ja siis ootavad meid uued lavad, kas nii suured nagu Kuusalus olid, ma ei tea, aga vaatame. Edu teile ja aukas kokku! Mina toon teile tervitusi nüüdsest Valga vallast, aga endisest Taheva vallast ja kogu meie Hardi kihekonna rahvas rõõmustab teile, palju õnne teile. Teie heledad hääled, teie särav olek on meile palju rõõmu valmistanud, et ma isiklikult meenutan päris härdusega seda kaunist kirikukontserti maikuus Harglas, kui teie meie kiriku helisema panite ja inimesed siiamaani räägivad sellest esinemisest. Aitäh teile, teete õiget asja, te särate. Hea Külli, tänan selle töö eest, mis sa oled teinud ja lugupeetud rahvamaja juhataja, et see koostöö meil siin Harga kihelkonnas oleks kõrgel, hoiame lipu püsti, selles mõttes on ju ajad nüüd uued, et piiri on tehtud sügavamaks, kui see enne olnud. Aga ma arvan, et laul, tants, kultuur ja sõprus, inimeste läbikäimine kestab, oli õnne jääb. Ilusat pidu kõigile. Soomlane ütleb, et jännitää, see tähendab seda, et närv on täiega. Et ma mõtlesin, et no, mis mõttes, teie mõttu laulate ja mida. No, siis ma mõtlesin, et ma ei või laulda ja siis mõtlesin, et laulaks teile kinnituseks. Mõndadele ringi meeldib käia meestega, kuid mina lähen luurele vaid oma naisega.
naistega. Naistega ei ole häbi, naistega saab hästi läbi. Elutormis naiste peale loota saab, kui perenaine kaunikene malbetasane peab koristama maja, mis on päris pasane. Ja ükski mees ei tule mesti hävitama tolmulesti, siis ainult naiste peale loota saab. Naised need ei murdu tuules, iga päev on ise värvi nende huuled. Kõik on hästi, ninad püsti, pole vaja botoxist. Meie lähme aastatega paremaks. Oh, mu armsad daamid, daamid, täna õhtul purustame raamid. Unustage mured maised, täna kokku saavad naised. Igaüks on isemoodi kaunitar, kui käes on aeg, kui pisikesed muudkui kisavad. Nad tahavad olla emaga ja mitte isaga. Ja mees on läinud närvi, et elul pole värvi ja sõitnud hoopis sõpradega kalale. Siis naisel tuleb miskit moodi vastu pidada, kuidas just eks igaüks võib ise lisada. Kuid kui Jumal annab, on sul üks sõbranna, kelle peale raskel tunnil loota saad. Naised need ei murdu tuules, ladvad kõrgel üleval, kuid maa sees juured. Kindel pole seegi lugu, kumb on ilma sõrnem sugu. Tõde selgub alles lõpukaadritest. Oh, mu armsad daamid, daamid, täna õhtul purustame raamid. Vilistame müütidele, naise stereotüüpidele, ise oma elu. Kui tuleb ette olukord, kus ülbab mõni saks, et mehed lähevad paremaks ja naised vanemaks, siis pisar tuleb silma, et mõni mees siin ilmas jääb ikka jälle elukooli kordama. Mõndadele ringi meeldib käia meestega, kuid mina lähen luurele vaid oma naistega. Naistega ei ole häbi, naistega saab hästi läbi. Elutormis naiste peale loota saab. Naised need ei murdu tuules, iga päev on ise värvi nende huuled. Pole ennad püsti, pole vaja botoxist. Meie lähme aastatega paremaks. Ma olin nii uhke, kui ma läksin täna poodi valima kommi, kuna küll külale liiga ei tee. Siis läksin poodi, siis issand, kui andekas ma olen. Et harmõn. Ma läksin poodi, läksin kommikarpi, kus oli harmoonia. Siis ma küsisin naabrite käest, kas teil markerit on. Siit saab väga ilusti harmõn 5. Ja, tere õhtust, armsad laulunaised ja head külalised. Nagu enne siin juba välja tuli, siis mulle justkui siin lauluansambli juures nime ei osatagi nagu anda, et kas ma siis olin nagu toetaja, pigem ma ütlen, et ma olin nagu segaja. Minu mõte oli minna naisi segama kui justkui ainuke mees. Ja mul tuli see hästi välja mingi aeg, aga üsna lühikest aega. Aga pigem ma tegelikult mõtlen nii, et ma püüdsin nagu toetada kõrvalt kui ainuke meeshääl. Ja siis ühel hetkel tuli välja, et naised ei vajagi toetust, sest nad laulavad ilma minuta ka suurepäraselt ja imeliselt. Ja sellele sain ma kinnitust ka täna õhtu, kui ma neid siin ees kuulsin. Aga ma jäin siia natuke täna hiljaks ja põhjus, miks ma jäin hiljaks, oli see, et ma tulin just Võrust kultuurimaja Kannel, kus Võru meeskoor tähistas täna oma 90. aastapäeva. Ja kogu selle esinemise ajal või nende kontserti ajal ma mõtlesin, et vau, 90 ühele koorile. Et ma tulen täna siia ja siin alguses mina teadsin, et
on 20. aastapäev, siis ma jõudsin siia, vaatasin, et 5, et ma sain aru, et osa teist on koos käinud 20 aastat, aga tervikuna nüüd siin olete käinud siis 5 aastat. Ma parandan kohe, me kumbki eraldi oleme laulnud üle 20 aasta, aga koos oleme laulnud 5. Aitäh paranduse eest. Ja siis ma mõtlesin, et te olete ikka nagu plikakesed veel selle Võru meeskoori kõrval, et tegelikult teil on veel pikk tee käia, aga siis ma ka mõtlesin, et miks see nii on tegelikult, et teie ainult siis nagu 5 või 20, kuidas nüüd öelda, 40 võib-olla siis kokku. Et see on ju tegelikult ajalooliselt juba niimoodi paika pandud, sellepärast kui mõelda, siis esimene üldlaulupidu toimus ju 1869 ja seal laulsid ju ainult mehed, naisi ei lubatud laulma. Ja naised said laulda alles 10. üldlaulupeol, mis oli ju 1933, nii et selles mõttes sinna jääbki see 70 aastat või ütleme, umbes niimoodi jääbki sinna vahele, et selles mõttes teil on veel teie eesmärk on veel jõuda sinna kaugemale ja ma usun, et te sinna jõuate, sellepärast et mina tean teid proovidest ja teie sees on neid 5-aastase tüdruku krutskeid veel päris palju, nii et ma usun, et ja ma loodan väga, et kui te saate siin 90, et siis need krutskid ei ole veel kuhugile kadunud, nii et aitäh teile minu poolt ja aitäh, et lasite mul koos teiega laulda see mõnigi aeg ja palju-palju õnne teile minu poolt. Sobib väga hästi ju näiteringi, et mis sellest ta teid maha jättis ja kuna näitlejad on niisugune natukene kaootiline rahvas, siis meil oli täna logistika paigast ära ja sellepärast ma ennast siia tema külje alla nüüd ujutasin, et temal on lilled ja mul on natuke magusam. Nii et palju õnne teile! Otsisin lille poolest kollaseid krüsanteeme. Te teate miks, aga kahjuks ma ei leidnud, aga ma näen, et teil juba valgeid on, et siis küll küllale liiga ei tee, nii et ma valin päris täppi lilledega seekord ka. Aitäh! Tõesti laulate hästi. Ma ütlen ka hästi kähku 2 sõna. Ma tahan tänada enda poolt veel Avet, sest Ave, paratamatult need tublimad inimesed võtavad Aveti kiiresti üle ja ta on mul asja ja sekretär, ma ei tea midagi enam tegema peale rahva kokkuajamisel. Aitäh sulle, Avet, palju. Nojah, uskumatu, et 5 aastat on see mööda läinud, aga järjekordselt peab ikka see ütelus kinnitust on leidnud, et iga lõpp on millegi uue ja parema algust ja sellest ma veenusin täna järjekordselt, kui ma kuulsin, kuidas te nüüd jälle laulete selle koos. Aga siin on mul üks kotikene ka kaasas. Ma enne tulekut just käisin Patareiga, vaatasin aias, nüüd ühtegi lill enam ei ole. Ja siis kui ma näen siin laua peal, mis ta lille meelde teid ja siis ma kahtlustan, et see lille kuskil mujal. Ja siis ma võtsin ühe koti kaasa. Siin kotis on, ma lugemisega läksin ka sassi, siin on üle 6000 laulu sees. Et kui teil kuskilt üheks puudu tulema, siis ma annan selle Marini kätte, ta teile jao pärast annan. Siin on, kuna mu ema oli ka Juhenduse ansambli 1950. aastast saati juba, tema laulikuid on, ei jõudnud ta neid tühjaks laulda, on minu laulikuid, kui ma alustasin Saaremaal, oli 5 ansamblit, ei saatnud siis ka tühjaks ja 40 aastat siin mõnistas ka ei saatnud tühjaks. Nii et kui tuleb puudu, siis Marin, tema käest saab. Aga ühe kallima teed ikka veel. Tubli. Õnne soovi meile,
ühega jäi ka.